investeerimisjutud. And action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 23. märts, minu nimi on Tarmo Tanias ja meil on näha head kolleegi ja sõpra Meelis Maasikut. Tere Meelis! Ja tervist Tarmo ja tervist kõik kuulad. Küsin, miks nii rõõmus? Igal pool on punane värv. No ma ei ütleks, et rõõmus, et aga tõepoolest väga põnevad ajad, ütleme, turgudel ja geopoliitikas ka, aga kui siin turgude juurde minna, et vaadates ikkagist tagasi eelmisse nädalasse, siis ma ütleks, pigem oli väga agli, väga koledaks, siin läks reedel juba ja me ka nägime ikkagist nende sõjaliste pingete eskalatsiooni on ju, et millest, mul on niisugune tunne, et millest ikkagist on välja kujunemas selline mitmete dekaadide suurim energiakriis on ju, kus me täna oleme, ja see ju energiakriis ohustab kogu globaalset nagu energiasüsteemi ja kogu selle stabiilsust, ja siin nädalavahetusel on ju Trump ähvardas veelgi Iraani, et kui 48 tunni jooksul Hormuzi väina nii-öelda ei avata, siis USA ründab Iraani energiataristut ehk elektrijaama elektrijaam on, et mis on täielik eskalatsioon on ju, ja lisaks siis ilmselt Iraan teeks sellega vastukäigu ja ikkagist me näeme, et Iraanil on nagu võimalus rünnakuid jätkata, et küll väga oluliselt vähem kui seda sõja alguses, aga kuskilt koobastest tulevad need raketiheitjad välja ja saavad paar pauku nagu panna ja need paar pauku võivad olla just teistele Araabia maadele väga valusad laksud on, aga jah, eks seda võib-olla pingete tõsisust ikkagist näitab ka see, et siin juba eelmine nädal rääkisime, kuidas USA võttis on ju Venemaa naftalt sanktsioonid kuuks ajaks maha, siis nüüd võeti ka Iraani naftalt sanktsioonid kuuks ajaks maha, et seda sisuliselt ei ole kunagi tehtud, alates 1979 aastast on need sanktsioonid nagu peal, et mis näitab nagu ühtpidi seda, et sa oled riigiga sõjas 45 aastat sanktsioone ja teistpidi, kui sa oled sõjas, sa nüüd annad nagu keerad rahakraanid vastasel nagu lahti on ju, et see näitab nagu midagi, et kuhu me täna selle energiasõjaga või selle sõjaga üldse nagu jõudnud olema. Aga ütleme, vaadates nagu turge, jah, ütleme, eks need pinged on siin mitu nädalat kerinud ja kas 4. hakkas juba või? Jah, nüüd jookseb 4. sõjanädal, aga millegipärast ütleme, niisugused metallid on siin kukkuma hakanud, et eelmine nädal kuld 10%, mis nagu kulla kohta võib peaaegu öelda on ju vabalangus ja täna hommikul tööle tulles ma vaatasin, kuld oli veel teinud 10% päevaga ja hõbe ka muidugi. Jah, kõik metallid, kopperid ja et selles suhtes tõesti need on niisugused liikumised, mis tõenäoliselt ei ole juhtunud siin mitmeid dekaade on ju, kus päevaga niisugune volatiilsus kasvab, et see tõesti investoritel on nii-öelda see meeleolu täna on nagu ekstreemse hirmu levelil. Ma vaatasin hommikul, see on nüüd reede seisuga see sama CNN-i hirmu ahnud indeks on ju, et kui me eelmine aasta ostsime seda, oli 4 peal on ju, nüüd on 15 on ju. Jah, kohati, ütleme, vaadates kõik turgude niisugust tehnilist poolt ja kui kõik need indikaatorid nagu reastada, siis jah, täna on nagu selge niisugune nagu ostukoht panustamaks põrkele, aga ma ei ole kindel, et see põrge on nii-öelda jätkusuutlik, see tundub nagu niisugune surnud kassipõrge, mis siin nagu tulemas nagu on ja täna siis ongi futuurid rohelised. Sinna ma tahtsin nagu jõuda, et oled sa Meelis nagu aru saanud, et me sellest Hormuzi väinast räägime nii palju,
et nagu sa meediat vaatad, siis on niimoodi, et kõik on kinni, et ükski kaup, ükski kiir läbi ei poe, aga siis ma loen mingid erinevad teisi allikad, et kui sa oled ikkagi nagu Iraani sõbralik riik, et siis ikka osad saavad nagu läbi sealt, et igal juhul see on nagu enamasti nagu kinni, ja mida siis turg tõesti kõige rohkem kartis, et Iraan ei anna järele, ütleme, põhimõtteliselt kui sa vaatad, kui palju sellest juhtkonnast on juba nagu ära tapetud, ja see, kes nagu on, tema lähisugulased on kõik ära tapetud, et ta on natuke nagu nurka aetud metstoom, tal ei ole midagi enam kaotada, ja et siis tõenäoliselt nagu Iraan ei anna tagasi järele, ja ütleme siis turud kartsid seda, mis siis Trump siis ütleski, et 48 tundi, mis minu arvutamise järgi saab vist meie aja järgi südaööl läbi kuskil see täna on ja ütleme siis kardetigi seda, et Trump ka ei anna järele, ründabki ja siis omakorda siis Iraan ründab nagu lähiriike ja hakkab see asi nagu eskaleeruma aga suhteliselt värske uudis siin tund aega umbes et kus siis Trump andi siis 5 päeva nagu aega nüüd on. Ühesõnaga, see oligi see oodatud moment, et turud olid nagu täiesti üle müüdud, pluss Trumpi Tako nii-öelda kommentaarid, et okei, me anname Iraanile veel 5 päeva aega, et hetkel tunduvad... Aga mis selle 5 päevaga nagu muutub? No ütleme, seal ma sain aru sellest, et seal nagu Trump viitas, et läbirääkimised on nagu hästi läinud, ilmselt sõja taustal käivad kogu aeg mingisugused läbirääkimised Iraaniga ja viitas, et seal on nagu arenguid, et võib-olla see 5 päeva on siiski see aeg, kus on võimalik võib-olla mingisuguse lahenduseni jõuda, aga mulle endale pigem tundub see, et Trump ostab enda sõnadega aega, me ju näeme, et tegelikult USA valmistub nii-öelda maismaa operatsiooniks, sealt sisuliselt 3 sellist sõjalaeva, kus on ütleme, siuke maabumisvõimekusega elemendid küljes on ju, need on nagu liikumas siin Iraani poole, mis tähendab seda, et 2-3 nädalat läheb umbes aega, kui need laevad on seal kohal on ju, et seni kaua ilmselt Trump ikkagist jätkab pommitamist, aeg-ajalt viskab siukse kvoota välja, mis nagu turgu rahustavad, aga ma leidsin päris huvitava nagu siuke statistika ka turult, et kui vaadates tagasi siuksi naftaga seotud kriise, neid on ajaloos olnud palju, et üldiselt siuke keskmiselt need kriisid kestavad umbes 3 kuud ja keskmiselt selle 3 kuu jooksul turg kukub seal kuskil 15%, aga vaadates nagu selle Hormuzi väina seda kriisi, mulle tundub, et see on nagu keskmiselt natuke suurem eskalatsioon ikkagist, et ütleme, kui seal ikkagist tuleb siuke halb stsenaarium, kus Iraaniga ei saa nagu kokkuleppele ja see Hormuzi väin ikkagist jääb veel nädalateks on ju suletuks, et see juba võib tõesti kaasa tuua siukse globaalse majanduslanguse ja nagu me teame, on ju, võttes aluseks ajaloolised nii-öelda majanduslangused, siis USA S&P 500 on ikkagist päris majanduslangust taustal kukkunud seal 25-35%, et seal on nagu ruumi küll, et täna S&P on siin tippudest mingi 7-8% kukkunud, et ei ole nagu liiga palju nagu. Sa vaatad dollarist, kui sa vaatad eurost, siis väga ei olegi, et et pane nagu väga tähelik on ju. Mina märkasin nädalavahetusel ka, et Ameerikas on hästi palju statistikat, et see tõenäosus, ameeriklased ise arvavad, et lähebki nii-öelda majanduslangusesse, Ameerika majandus on kuskil 30% peale tõusnud on ju. Ja see sõltub siis hästi palju sellest, et mis sellest Iraanist nagu saab on ju. Jah, et eelmine nädal oli ikkagist vaata näha, et need rünnakud nafta ja gaasitaristule jätkuvad ja jätkuvad nagu väga agressiivsel viisil on ju, et kus pihta said siin, ütleme, Iraani gaasitaristu, millele siis kohe Iraan vastas seal Iisraelile oma rünnakutega, aga miks see Iraan on hästi tundlik gaasitaristu suhtes on see, et 80% Iraani elektrist genereeritakse gaasi pealt on ju, ja kui sa gaasitaristu nagu ära lähed, siis sisuliselt on Iraanis blackout, seal ei ole väga palju neid selliseid gaasijaamu,
piisab, kui sa paarist tükist nagu ära lased ja tegelikult Iraan ongi blackout, on ju, et see viis ka eelmine nädal nafta hinna, ütleme, üle 100, ütleme seal crude, see Ameerika leping kauples seal 100 kandis, aga Brent ikkagi käis korra 120 kandis ja noh, tegelikult kui sa vaatad, seal on erinevad veel naftafutuurid, et seal mingi Omaani nafta ja need on mingi $160–170 barrelist juba, et päris kallid hinnad ja samuti maagaas ju tegi uuesti 35% eelmine nädal tõusu, et me pigem näeme siin eskalatsiooni, see maavägede üksus nii-öelda liigub sinna Iraani poole, et võtta siis tõenäoliselt üle see Hormuzi väin, täpselt ei tea, kuidas seda tehakse, teine on see Kharg Island, see saar, kus on 90% Iraani nii-öelda nafta ekspordis käib, et tõenäoliselt on need objektid, mis on vaja saada oma kontrolli alla, kui sa need oma kontrolli alla saad, on seda võitnud USA, on ju. No jah, seal on ju küsimus, et milline see Iraani kaitsevõime üldse nagu on ju, et no seal enam väga palju ei olegi seda, seal lihtsalt ongi kuskil peidus raketid ja droonid, et millega siis terroriseeritakse teisi riike, aga ütleme, et seda sõja kulgu, ma vaatasin, et USA tegelikult küsis kongressilt lisarahastus 200 miljardit sõjategevuse jätkamiseks, et ka see nagu näitab, et selle sõjaga nagu minnakse edasi ja veel pikemalt ja kui vaadata nii-öelda, mis need sõjakulutused on, siis umbes 1 nädala selline operatsioon maksab $11 miljardit, ehk siis $2 miljardit päevas umbes. Põhimõtteliselt siis natuke alla 20 nädala. Ja, et selles suhtes kõvasti läheb raha ja nagu Trump siin välja hõikas ka mingi aeg, et USA kaitseeelarve läheb sinna 1,5 triljoni poole, et kui sinna 200 miljardit juurde panna sellele 1 miljardile, et siis lähebki nagu sinna poole juba, on ju. Mina märkasin, et Saudi Araabia üks võimsamad naftatootjad mainis, et kuu aega veel väin kinni ja Brent on 180. Jah, ütleme, eks kindlasti see kerib. Ma jäi silma ka, et sinna kas Sloveenia, seal inimesed sattusid kütust tankides paanikasse, et kõik läksid korraga kütust võtma ja on tekkinud väike Sloveenias siis, jah? Jah, oli vist Sloveenias, et seal nüüd pandi piirangud peale, et 50 liitrit päevas auto kohta. No see on piisavalt palju, see ilmselt hätta ei jää, et kas käid 2 korda päevas või üle päeva tankimas, et saad ikka bensiinipaagi täis, aga teise külje pealt mul jäi silma ka see, et Saksamaal autobaanil võib-olla mis ongi natuke kallim koht, seal oli diisli liitri hind 3,1 eurot juba, et võite umbes arvata, et mis see siis inflatsioonile teeb, on ju, et see on igal pool, hinnad tõusevad, kütus on see üks peamine komponent, sisendallikas kõikidel toodetel, on ju, et ma usun, et eks siin Eestis me saame ka inflatsiooni jälle uuesti paukuma, et kui läheb inflatsioon üles, on ju, hinnad kallinevad, siis ka kipuvad paraku ka mingid muud varad teil kallimaks minema, et kinnisvara ilmselt kallimaks, ajapikku aktsiad alla, kinnisvara üles. Jah, kinnisvaraga sõltub, kui kaua, kui palju intressid üles lähevad, on ju, et äkki hakkab ühel hetkel pidurdama, on ju, aga siis 6 euribor täna on juba 2,5 lähedal, on ju. Ja, et siin nagu ei ole nagu niisugust ilusat lõppu näha ja kui vaadata veel Katari, mis seal toimub, et üldse see Pärsia lahe riikides seal mulle tundub, et täna on ikkagist kõige kriiside ema seal piirkonnas, et kus sul on ju naftat müüa sa ei saa, kuna Hormuzi väin on suletud, sul on turiste ei ole, see on niisugune turistipiirkond ikkagist, sul kaubad ei liigu, on ju. Ma vaatasin, Dubai kinnisvaraindeks kukkus 9 päevaga 3. Ja seal on täielik friis, on ju, ja lisaks on ju, sul on hävingud, Katarile, siin käis uudis läbi, et sisuliselt see maagaasi LNG ekspordi maht on 17% kukkunud või ütleme, see taristu
on 17% hulgal nagu hävinud ja selle taastamiseks läheb mingi 5 aastat, et kõik pole nii nutikad olnud nagu Saudi Araabia aastal 1980, tehti suur pikk naftatoru. Naftatoru pikkus on 1200 kilomeetrit. Noh, siit Moskvasse peale, kujutad ette. No see läbi kõrbe. Ja läbi kõrbe, jah. Viiva seest. Ja nemad siis saavad, on ju. Ja, no jah, sealt nad saavad, seal ilmselt kuskil käis maht läbi on 5-8 miljonit barrelit päevas, et noh, Hormuzi väinast, ütleme, kui see oleks avatud, siis seal oli 20 miljonit barrelit päevas, et see läbilaske võime. Et ütleme jah, et ütleme seal Pärsia lahe riikides on täielik kriis ja seal Katari kohta veel, et sisuliselt 20 miljardi dollari eest nad on kaotanud juba naftatulusid aastas ja kogu see infrastruktuuri ülesehitus Katari hinnangul maksab mingi 26 miljardit, on ju. Ja vaata, Iraan on rünnanud neid küll, on ju, aga no ütleme, kui tõesti USA ründaks neid elektrijaama, siis noh, Iraan lubanud ju veel massilisemad rünnakud teha, on ju. Jah, täpselt, et see ei ole veel kõik, on ju, ja korra ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et kuld täna hommikul on ju -10%, eelmine nädal ka -10%, et 20% tippudest juba 30% on ju hõbe ka, mingi hõbedal on vist tippudega võrreldes 50% läinud, on ju. Et aga see kuld ja vaata on ilmselt, on niisugune natuke safe haven varaklass ka kriiside jaoks, on ju, ja kui ma mõtlen, et miks see kuld nagu nii palju kukub, et võib-olla see kukubki selleks, et kui sul on majandus on kinni, sisuliselt naftatulusid ei ole, turismitulusid ei tule, et sul on nagu kaos energiasektoris, et ja need ilmselt Pärsia lahe riigid on ikkagi sellised riigid, kes omavad kulda päris palju, et mida sa veel siis müüd, kui raha tekitad, kus sa kulda võtad? See on üks põhjus, on ju, jah, aga teine teema on ka see, et kuld on viimase ajal käitunud väga nagu riskivarana, et kukubki nagu aktsiad, on ju. Ja teine teema, kui me mõtleme seda, et mis ma ütlesin, et intressimäärad lähevad üles, on ju. Kui intressimäärad lähevad üles, et dollar tugevneb, see ei ole kuidagi nagu kullale hea, on ju. Sul tekib alternatiiv koht, kuhu raha panna, on ju. Et see ka ei toeta praegu kulda. Ja lisaks, ma arvan, et ütleme, need on head sellised selgitused seal taga, aga suures pildis ma arvan, et on see, et kullal oli ikkagi siuke FOMO ralli, kus kõik läksid sinna sisse. No ei ole kahtustki, et oli eriti õbedal. Jah, et ta oligi ikkagi natuke mullitsenaarium, mille kohta me hoiatasime ka, et kuulake mingid podcastid tagasi, kus me rääkisime, millal kullal ajalooliselt on olnud väga sarnased siuke blow of topid, on ju, et viimane vist oli siin 2011. Me müüsime ise ka välja kulla, on ju, et mitte päris tipus, aga sealt lähedalt. Jah, me ütleme, panime õigel ajal kinni kõik metallidega seotud asjad, on ju, et täna need oleks korralikult nagu pihta saanud. Et pigem ma arvan, et see kuld lihtsalt oli siuke overcrowded trade, kus kõik istusid sees ja kui kõik on paadis, on ju, kes siis enam nagu ostab, on ju, siis kaob see ostutugi alt ära ja kui tekivad mõned suuremad müüjad ja kinnipanijad, et siis see hind nagu kukubki kolinal, et ja lisaks need narratiivid, mis sinna taha siis mõeldakse, et kas intressimäärad või mingid muud asjad. Üks huvitav asi oli veel, vaata, nagu me oleme rääkinud ja meil on siin küsimusi ka tulnud, on ju, Rahaküpsis küsis ja et dollari või naftamüük on ju kõik dollari baasil, on ju. Ja et kas on nagu muutusi näha, et Iraan on üritanud siin koos Hiinaga põhimõtteliselt, et ta müüb siis enda naftat ja et tahaks vastu Hiina valuutat saada, on ju. Päris huvitavad arengud, aga see ka ju USA-le kuidagi ei meeldi. Kusjuures ma nägin Iraanilt uut kommentaari, et kus nõuti, et kogu väinast lahkuv nafta hakkaks käima hüanis, on ju, et see oli nende üks tingimus ja lisaks, et kõikide nii-öelda hävingute hüvitamist Iraanile, et ütleme tõesti, need USA ja Iraan täna on seal laua taga, üks räägib aiast, teine aiaaugust, ma arvan, et nad on nagu nii kaugel enda nagu nendest eesmärkidest, mis võiks nagu ühtida. Enne ma ka ütlesingi, et lahendus, ütleme täna jah, nüüd 5 päevaks justkui on nagu natuke rahulikum võib-olla, on ju, aga probleem ei ole lahendatud. Jah, et täna ikkagist, ütleme, sularaha, cash on üks parimaid positsioone, et kui seda kuld ka enam ei kaitse. Jah, kuld ei kaitse, et ütleme, isegi Bitcoini ei kuku, see on imelik. See on imelik, jah, et hoiab jah praegu. Et Bitcoin tegi enda 40-50% kukkumist ära, et nüüd on nagu flat, et aga sisuliselt et cash ja
ja võib-olla mingid naftaaktsiad, mis on siin tugevalt kusjuures sa tõid välja, et noh, tõesti ütleme, kui sa vaatad mingid Equinorid ja mingid üksikud nimed on väga palju tõusnud, on ju, aga ma hommikul vaatasin nagu energiasektorit nagu tervikuna, siis USA-s natuke alla 2%, Euroopas natuke üle 3% on tõusnud, noh ajal, kus nafta hind on tõusnud aasta algusest no mingi 9% peaaegu, natuke vähem on ju. Et noh, selles mõttes nagu suhteliselt vähe on tegelikult need naftaaktsiad isegi nagu tõusnud, on ju, aga siis samal ajal, ütleme eelmine nädal, noh kuidagi märkamatud, meil olid ju keskpankade istungid ka, on ju, ja ütleme, Ameerika keskpank jättis intressimäärad muutmata, noh, sinna polegi väga jäänud 2 kuud ja meil on uus mees on pukis, on ju, saab ka huvitav olema. Aga ja siis noh, Euroopa istung ka midagi ei toimunud ja noh, mis on nagu huvitav, ütleme, noh, sina oled ka market, siis noh, näed iga päev, kuidas siis investorid nagu kauplevad, aga noh, kui ma vaatan sellist statistikat nagu USA poole pealt, noh ka, kuidas siis traderid nagu panustavad või noh, ütleme erinevas suunas ka intressimääradega, siis nemad nagu usuvad, et Fed, Föderaalreserv siis, et noh, et tegelikult peaks isegi ühe korra tõstma sellel aastal intresse ja mida ma nagu vaatasin, et Euroopa Keskpangad oodatakse kuni 3 intressi tõstmist ja järgmist juba järgmisel kuul, et ma ei tea, kuidas sulle Meelis tundub, aga tundub nagu väga siuke nagu pidurdav, et selle jaoks on üks sõna, stagflatsioon, et kus me liigume täpselt selle stsenaariumi suunas, et meil on nagu tänu kütusehindadele hästi kõrge inflatsioon ja majanduslangus kukub nagu negatiivseks või hästi madalaks, on ju, siis sul ongi stagflatsioon, on ju, et mis on nagu keskpankade jaoks noh, õudusunenägu, et ühtepidi sa pead inflatsiooni ohjeldama, aga teistpidi nagu majandus tahab nagu odavat raha ehk siis madalad intress, et see on väga halb stsenaarium, kus me oleme täna liikumas, et lihtsalt meil on ilmselt aega vaja, et hetkel kõik võitab sellele, et need asjad pigem ennem lähevad halvemaks kui paremaks. Ja teine asi, mis on veel huvitav, noh, sa rääkisid seda ka, et noh, kuidas USA, noh, kaitse-eelarve nüüd olude sunnil ka peab nagu kasvama kiiresti, on ju. Ja siis noh, tuuakse välja ka seda, et noh, mis siis nagu USA võlakoormus jälle on, et minu arust need numbrid lähevad nii kiiresti, ma ei jõua nagu jälgida enam, et noh, et alles ta oli 36 miljardi või triljonit, on ju, nüüd ületati 39. Et no aasta lõpuks on juba siin üle 40 kindlasti. Jah, et noh, jätkuvalt ma usun, et nii-öelda see petrodollar on ikkagi see dollari alustala, et sisuliselt kui sa annad Iraanile järgi ja ütleme see petrodollar nagu hakkab alla jääma, noh, ma ei tea, Hiina hüänile, kui no siis on dollariga ka tõsised probleem. Ja täpselt, et siis USA ei suuda müüa enam oma riigi võlakirju ja kui need võlakirju vähem ostetakse, siis sa pead intressi määrasid on ju tõstma. Ja teades, kui palju sul juba võlga on, see läheb nagu väga ohtikuks. Ja, et USA-l siin kohal ei ole nagu muud võimalust ikkagist, kui see Iraani sõda igapidi võita, et muidu neil tulevikus on väga keeruline. Trump on juba öelnud, et ta on võitnud, aga nüüd küsib 200 miljardit juurde, et raha saada. Et mis see võit Ameerika jaoks siis nagu on? No ütleme, kontroll nafta flow'de üle, ma arvan, et kus sa kontrollidki ikkagist Iraani ja kogu see Pärsia lahe nafta flow'sid ja seeläbi tegelikult, kui sul on kontroll nafta üle. No pluss ka Venezuela, mida nad juba kontrollivad. Ja, kui sul on kontroll nafta üle, siis sul on kontroll ka tegelikult Hiina ja kogu maailma üle, et see annab nagu võimaluse USA-l jätkuvalt ütleme lõpmatuseni laenata tegelikult, kuna sul on nõudlus kogu aeg taga, kuna dollar, ütleme nafta käib dollarites, naftat põletatakse iga päev. Ühesõnaga USA-l on selg vastu seina ja naftast sellise kujul nad loobuda ei saa, see peab dollaris jääma nende jaoks. Absoluutselt, et jah, ma arvan, et see kogu mäng tegelikult ongi all about oil. Aga üks riik, mis ootab ka veel sinna järjekorda, on Kuuba. Et nägid Kuuba kohta uudiseid, et no seal on veel sõbralik, selles mõttes, et ei ole konflikti, aga inimesed on nagu väga vaeseks jäänud äkki ja ei ole elektrit ja asju ja väga suur probleem on. Jah, rahvas on öelda saarel lõksus ja tegelikult Trump väga hästi ütles ka, et Kuuba ootama järjekorda, me varsti tulema päästame ära, aga kõigepealt me lõpetame Iraaniga siin asjad ära, ja noh, Kuuba probleem võib-olla on selles, et see on vaata siuke kommunistlik režiim olnud, et noh, mis on USA vastu väga-väga pikalt juba vaenulik olnud ja tänu sellele
USA on Kuubat samamoodi sanktsioneerinud, on ju, see embargo vist on seal alates 1960 peal, seega mingi 66 aastat, on ju, et mis on nagu riigi ja ühiskonna on täielikku vaesus viinud ja ütleme, mis tänu see ühiskond võib-olla siiamaani on eksisteerinud tänu väga odavale naftale, Venezuela naftale, on ju, mis nad on seal see on üks asi, Venezuela, aga nad on ju Venemaa käest ka ajalooliselt päris palju asju alla turuhinna saanud. Jah, täpselt ütleme, Venemaa nafta, Venemaa mingi sõjatehnika natuke, aga täna need mõlemad on ära lõppenud, on ju, et USA on seal Kuuba nagu ära blokeerinud, just seda neid naftavarusid ei ole seal paar kuud enam vist jaanuarist ei ole nagu juurde toodud ja nüüd Kuuba ongi niisuguse väga kriisiolukorras, kus riigis elab 11 miljonit inimest, on ju, et ja siin riigis on nagu elektrikatkestused, ma vaatasin, viimane elektrikatkestus kestis 30 tundi, et sisuliselt riigis ei toimi, sul ei toimi haiglad, sul ei toimi veevärk, on ju, sul on kommunikatsioon nagu maas, et kuidas see valitsus veel püsib? Ja, kuidas see nagu riik üldse püsib, on ju, et õnneks on Kuuba väga heas kliimaveetmis, on ju, et seal on ilmselt tekkinud mingi solarenergia päiksepaneelide buum, et kui sul päike ikkagi paistab, et siis sa päeval natuke saad enda vorstikesed valmis teha. Kui neil raha on, et neid osta, need paneele. Jah, see on teine nagu küsimus, et ja saare riik, et kuidas sa toimetad neid kohale, on ju. Et jah, ma arvan, et Kuubaga me kuuleme õige pea uudiseid, ilmselt jah, et ootame Iraani sõja lõppu ja et siis Kuubaga hakatakse ka tegelema, et võib-olla ikkagist see Iraani või see Kuuba režiim lõpuks nagu surutakse ära ja saab nagu demokraatlikumaks, et inimesed saavad seal ka arenema hakata. Arvan jah, see tõenäosus on päris suur. Kõik on sellised väga suured probleemid on, mis me siin oleme käsitlenud, aga läheks siis võib-olla natuke mõne sellise positiivsema asja juurde ka, et möödunud nädalast 2 asja, Nvidial oli selline uhke tehnoloogia konverents on ju, pluss Microni, ma ütleks, ulmelised tulemused on ju, võib-olla räägiks näiteks ka natukene. Ja, eelmine aasta ma rääkisin ka sellest ja see aasta vaatasin ka päris suure huviga kogu selle konverentsi ära. Aga kes ei tea, see on just niisugune üritus nagu Apple'il kord aastal tutvustatakse erinevaid nii-öelda tooteid, kuidas läinud on, mis on nii-öelda väljavaated Nvidial. Aga kui lühidalt nagu välja tuua, on ju, siis sisuliselt, mis seal räägiti, et tuleb välja see uus Nvidia Keep, see Vera Rubin protsessor, mis on nii-öelda selle BlackBerry veel kõrval nii-öelda veel uuem versioon ja Mystica näevad, et nad suudavad seda Vera Rubinit 2027 aastal müüa $1 triljoni ulatuses. Ma vaatasin jah, et see tõesti oli 1 triljon ja see on 2 korda rohkem kui oktoobris nagu prognoositi. Ja nad näevad veelgi nagu jätkuvat nõudluse korralikku kasvu ja ütlesid ka, et viimase 2 aastaga on arvutusjõudluse nõudlus kasvanud 1 miljon korda. Ei oska nagu arvutada sellises skaalas. Jah, ütleme, seal on üks võib-olla oluline asi, mida tasuks tähele panna, on ju, et need datacentrid, kus väga suur osa neid Keep läheb, on ju, et nendest datacentritest ongi saanud AI factorid, ehk siis täna juba need sellised tokeni factorid ja ütleme, see token tähendabki reaalset revenue'd, et sisuliselt mõõdetakse nagu palju sa tokeneid per sekundis suudad nagu vahendada ja kuna sul on need keepid, mis ongi nagu revenue nii-öelda masinad, et mida rohkem nagu tokeneid sa suudad nagu sinna AI-le vahendada, seda suuremad on sul revenue'd ja selle Rubini eelis ongi see, et ta on 10 korda madalama energiatarbimisega per tokeni kohta, et see on nagu jõhker edasiminek versus selle Blackwelliga. Ja mis seal võib-olla veel räägiti, oli see, et Vase kohta, et kõik need protsessorid on nagu nii kiireks läinud, et siis Vask on jõudmas enda sükse füüsiliste piirideni, kus Vasel on nagu mingid kindlad läbilaskevõimed. Et jääb juba puudu, jah? Ja, ta on kohe jõudmas sinna läbilaskevõime piiridesse
ja samamoodi, kui ta läheb sinna piiride lähedale, siis ta võtab hästi palju nii-öelda energiat ära ja need kaablid, asjad lähevad hästi soojaks. Nagu. Mis siis alternatiiv on? No alternatiiv ongi see optika, millest me siin tükk aega oleme rääkinud, et optikalahendused, see AOI ja sellised aksed, et kogu see areng nii-öelda liigubki sinna fotoonika peale, et ühesõnaga see valgus, kiirus, data lahendused, et see on see järgmine koht, järgmine pudelikael, millega siis tuleb nagu, ütleme, need vanad nii-öelda kiibid, protsessorid, tundub, et need tuleb varsti kõik ümber vahetada, need hakkavadki nagu vananema. Ja mõtle, kui palju need on. Ja mõtle, kui kallid need on ja loomulikult, kus sa uued tellid, Nvidia käest on ju, et sisuliselt, kui sa tahad täna ikkagist nagu 10 kordi nagu parima rentaabluse saada, siis hakka jälle kõige uuema mudeli protsessoreid võtma Nvidialt on ju, et paratamatult hakkan neid varsti välja vahetama ja teine pudelikael ikkagist on see jätkuvalt see kiipide ehk mälude teema, et need uued need kiibid, see Vera Rubin, sinna läheb nagu tohutult neid mälusid ja see on ikkagist jätkuvalt teema, et siin jah, eks seda oli Mikroni tulemustest näha ka, on ju. No see oli teine teema, mis ma tahtsin mõne sõnaga nagu puudutada, et ma arvan, keegi väga ei kahelnud, et need numbrid tulevad nagu head, on ju, või isegi väga head, on ju, aga ma ei mäleta tükk aega, et üks tehnoloogia ettevõte oleks nagu ootusi nii palju ületanud, on ju, kui me tagasi nagu tuludest räägime, siis 3 korda suuremad kui aasta varem, on ju, kasum samamoodi, on ju, ja siis nõudlus nagu suur, on ju, aga see aktsia kukkus, on ju, 5%, on ju. Jah, eks seal ootused olid linna sees, aga tõesti, täna see turg on selline, et sul võivad nagu nii head aktsiad olla, kui turg on nõrk, siis ka sellised liidrid müüakse kahjuks ära, et ja nii nagu juhtuski, et kõik need optika ja mälude teemad kahjuks müüdi koos turuga ära aga ütleme, kui vähegi see turu olukord nagu paraneb ja see volatiilsus tõmbab väiksemaks ja ütleme, mingisugused Hormuzi väinaga mingid lahendused peaks nagu tekkima, mis on nagu positiivsed, siis ilmselt see Mikron on ikkagi siuke aktsia, mida võiks nagu kurguni täis osta, et aga selleks peab olema siuke hea momentum ja hetk nagu, et ja hea setup koos nagu turu tugevusega, et kui võiks seda aktsiat vaadata, et hetkel nagu on väga raske nagu midagi turult osta, et kui siuke volatiilsus. Jaa, eks me nendest tehingutest jõuame nagu rääkida veel ja mida siis Peetrid oma portfellidele nagu tegid, aga võib-olla mõne sõnaga vaatame, kes need võitjad kaotavad eelmise nädalal olid ja ma alustaks nagu kaotajatest ja selline uhke nimega ettevõtte Super Microcomputer on ju, kukkus põhimõtteliselt kolmandiku võrra. Ja kujutad ette on ju, et ütleme siin Trump ja ütleme seal administratsioon panid ju keelu peale, et sellised kõige uhkemad kiipe ei tohi hiinlastele nagu müüa. Aga nemad siis, ma saan aru, et 3 sellist juhtivat tegelast selle ettevõttes suutsid ikkagi nagu nipi leida, et kuidas sellest mööda minna. Ja mul jäi ka mulje, et teadlik nagu siuke petmine. Teadlik petmine, jah. Et seal mingid kiibid pakendati ümber mingite muude toodete vastu ja läbi mingi vahendajatega need ikkagist transporti Hiinasse, et aga müstika on see, et see Super Microcomputer, neil on nagu ajalooliselt nii mitmeid kordi neid jamasid. Ja see on esimene kord. See oli paar aastat tagasi, neil oli raamatupidamisega mingid jamad, stok müüdi sodiks on ja ka enne seda veel, ma ei tea, 6, 7, 8 aastat, et tegelikult neid on ka Nasdaqilt delistitud sellepärast, et neil on raamatupidamisega mingi fraud, nagu, et nüüd on jälle nagu fraud, et müstika nagu, et ütleme, pigem ilmselt ei tasuks siuksed aktsiat nagu portfellis omada, et sa ei saa nagu rahulikult magada, sa ju, ütleme, see on juba muster, on ju, kuidas see nagu firma tegutseb ja varem-hiljem tuleb mingid uued mured välja, on ju. Ja ütleme, siukse uudise peale, kui aktsia on ju käpiga alla paneb, et sul ei olegi nagu midagi teha, sa pead selle lossi sealt sisse võtma, et ja siis loomulikult ütleme siin kullakaevandusettevõtted müüdi päris palju, väetistootjatel oli keerulisemad ajad, on ju, ja tugevamad ega siin nagu üllatust ei ole, naftatootjad on ju, olid siin võitjad. Et üks aktsia, mis silme jäi? Aga kui Sipo oli vist, sa tahtsid rääkida? Ei, üks oli see Planet Labs, mille selle
Black Sky vastu mingil hetkel välja vahetasime, et see on siis need luuresatelliidid kosmosest, et see tulemuste peale aktsia pani 30% päevaga ja vaatamata sellele, et turg oli nii nõrk nagu, et aktsia püsis seal ilusti plussis, aga vaadates selle ettevõtte tulemusi, siis tegelikult väga tugevad tulemused tulidki, et sealt rekordtulud olid näiteks 41% aasta baasil nagu kasvasid ja ettevõtte juhtkond ise on ka väga bullish nii-öelda järgmiste aastate osas, et näevad sinna kasvu jätkumist ja nii-öelda kulutasid välja ka Nvidia ja Google'iga koostööprogrammi. Aga võib-olla mõne sõnaga räägidki ühest huvitavast tipust, mida mina isegi ei märganud oma toimetuste kõrval, aga sinu valvsa pilgu alt see mööda ei läinud. Jaa, et me oleme siin rääkinud, et siin drooniettevõtted on päris tugevad olnud pildis, et seal käib mingil määral natuke buum, et siis üks ettevõte, mis tuli USA's börsile, on drone technology ettevõte Swarmer. Ta on nagu Ukraina taustaga ja see ettevõte nii-öelda toodabki drooni software'i, aga mis on nagu müstika on see, et see IPO hind oli $5. USA's sai märkida, meie ei saanud, ja esimese päevaga... Kas sa teadsid seda firmat muidu ka varem? Ma nägin, et see IPO nagu tuleb ja kui ta kauplema hakkas, ta avanes seal 12 pealt, dollari pealt ja esimese päevaga ta läks 40-ni ja siis teisel päeval ta läks 65-ni. Kas see vabalt kaubetate aktsiate hulk oli nii väikene või miks ta nii palju tõusis või ütleme, kogu see sentiment ka muidugi toetas? Jah, kogu see sentiment ilmselt ja ilmselt on üsna väikse market cap'iga, et ja kui kõik hakkasid nagu tormi jooksma, siis aktsia, esimesel päeval konkreetselt see aktsia oli kogu aeg nagu oksjonis, korra käis nagu tehing ära, jälle 15-20 minti oksjonis, et ei saanudki nagu väga vabalt kaubelda, et iga oksjon avanes nagu 15% kõrgemalt, aga miks see nagu ettevõte nii eriline on, et see on nagu selline droonitehnoloogia või software'i ettevõte, et mis pakub nii-öelda droonidele tarkvara, mis annab nagu võimaluse ühel nii-öelda inimesel juhtida 25 ja rohkem droone korraga ja nad on nagu nii-öelda autonoomsed droonid ja ise sõidavad ja kasutavad nii-öelda kõige paremaid selliseid ründe liikumisi ja mustreid ja valivad ka nagu AI-ga ise mingisuguseid objekte, mida rünnata ja see võib-olla eriline ongi see, et see ettevõte, ise vist mulle tundus, et droone ei tooda, aga lihtsalt see software, mida sa võid panna nagu kõikidele droonidele peale nagu, et jaa, see on midagi uut mulle tundub, et sellepärast ta nii populaarne oli. No kindlasti midagi uut, ma ei polnud sellist nime kuulnudki, vähemalt ma arvan, ma tean päris palju aktsiad, et ju siis pidi nagu uut tulema, aga räägime siis natukene nagu nendest virtuaalportfidest ka, et seda möllu on ju nii palju olnud, et väiksel Peetril varsti tuleb see uus raha jälle peale, mis ta 500 eurot nagu tuleb, aga tema siin nagu kuu jooksul tehingut ei teinud. Varsti tulevad ajad. Tulevad ajad, jah. Ma arvan, et siin kindlasti võimalused tekivad, on ju, vaikselt on ju, aga siis kui me räägime siis suurest Peetrist, suure Peetril on siis nagu 2 portfel, üks on siis rahavoportfel ja teine on siis kasvuportfel. Kasvuportfelis Meelis, ma ei mäletagi, pole vist kunagi nii palju raha andnud, et täna on 87% rahas ja sa müüsid isegi Microsofti ära, aga kas see põhjendus ongi see, mis sa nagu välja tõid, et kui turu sentiment on niivõrd nõrk, et siis müüakse ka kõige õemad tegelased nagu välja ja igaks juhuks läksid rahasse? Jah, et ütleme tõesti, et mulle suures pildis tundub ikkagist, et kõik siuksed naftaga seotud kriisid, eriti kus me täna olema, Hormuzi vain, et see on nagu ikkagist keskmisest suurem kriis ja turg, ma arvan, et hakkab arvestama sisse majanduslanguse riski, nii nagu oli Ukraina-Vene sõjaga, et mäletad 2022 aasta, et isegi kui seda majanduslangust kokkuvõttes ei tulnud, investorid ja turg hakkas seda hindama sisse ja toonal turg kukkus 25%. Täna meil on sisuliselt globaalne energiakriis
et mis mõjutab nagu globaalset majandust, globaalset inflatsiooni, me näeme, et intressimäärad, mis nad teevad, liiguvad nagu üles, riskid kasvavad, on ju, et ütleme, need positsioonid olid päris intressitundlikud ka, on ju mitmed, on ju, et siin ja lisaks volatiilsus tegelikult ma ei tahaks kätte peal istuda ja lootma jääda, et äkki see kriis ei ole nii suur, et pigem portfell puhtaks, rahulik magada ja sul on järsku laud on võimaluse täis, mis selle rahaga teha, et ühesõnaga, ma arvan siin, ütleme, sul võivad huvitavad ajad vasti tulla ja ütleme inimestel, kes siis kasvuaktsiad nagu armastavad, et täna on jah, see 11% miinuses, pole väga hull, ma ütleks, arvestades, mis siin nagu toimunud on, nende nagu väiksemate asjadega on ju, ja eks sul on need edulugusid siin päris palju ka olnud, et üks asi oli see optoelektrooniks on ju, siis teine oli see sama Planet Labs, millega läks nagu hästi on ju, ja osad asjad lähevad ju negatiivselt ka, aga see ongi elu on ju. Aga siis ma tükk aega mõtlesin, mis ma siis nagu rahavaportfeliga teen, aga siin on täiesti teine lähenemine, ma ikkagi juhingi seda yieldiga, et yieldi põhiselt niimoodi portfeli kokku pandud, praktiliselt, mis need positsioone siin on, kuskil 15-20 vahel on ju, et nad on niimoodi valitud, et iga kuu tuleb keskmiselt, ma arvan, 3-5 kohast nagu rahavoog on ju, ja ega nad väga ei kukkunudki, ütleme, see on rahulikumad asjad ka on ju, kinnisvara on hoidnud, dollar on hoidnud ja ma isegi ostsin ühe asja nagu juurde, et ostsin Inglismaalt Legal Generali, mis on siis kindlustusettevõte, et mille brutodividend on natuke üle 9 praegu ja fundamentaalid on nagu päris atraktiivsed, et ehk põhimõtteliselt Peetril ongi täiesti erinevad lähenemised, üks on niimoodi osta-hoia ja teine on siis selline nagu teravam asi ja teravam asjaga tulebki silm peal hoida, on ju, ma saan täiesti aru. Jah, ma arvan, et lihtsalt tänasel turul on see riskide navigeerimine on enne kõike, et mul on niisugune tunne, et isegi kui see turg siin see nädal nagu põrkab, et Trumpi nagu see meetod ongi rääkida turgu üles, on ju, ja see on tal praegu õnnestunud, see nädala aja pärast võib olla täitsa muutunud ja nii-öelda see, siis tekibki see surnud kassipõrge, nii-öelda tulevad uued probleemid, jälle rünnatakse mingid tünne ja jälle asjad põlevad ja turg on paanikas, on ju. Et ma pigem ostaks, võtaks selle riski, et täna turud ei ole põhjades ja ootame nii-öelda natuke sügavamaid põhjasid, mingisugust lahendust selle väinaga ja üldjuhul ikkagist turul see põhja moodustamine on protsess. Ütleme, juhtub ka vahepeal tõesti neid veekujulisi põhjasid, aga üldjuhul need veekujulised põhjad juhtuvad ikka täieliku paanikaga ja minu arust see tänane või see eelmise nädala paanika ei olnud veel see paanika, kus kõik kapituleeruks. Ta ei olnud eelmise aasta aprill, ta veel ei ole seal. On ju, et sinna see jäi nagu olemata, võib-olla, turg pöörab ringi ja need olid põhjad ja kohe varsti on uued all-time high'd, aga ma lihtsalt ei näe seda, siin on nii palju nagu inflatsiooniprobleemi, rahahind läheb kallimaks, siin on erinevad varaklassid mullistunud, on ju, et pigem on hea hoida cash'i ja seda meil on täna kõvasti. Jaa, et ma ütlen, Suure Peeter on tegelikult 2 portfeli täiesti erineva lähenemisega, et siis nagu inimesed on ka erinevad, et igal ühel oleks siis nagu midagi, on ju, et nagu nii me nagu siin soovitusi anda ei saa. Aga läheme siis küsimuste juurde ka, et meil on siin isegi 3, üks tuli täna ka, on ju, et alustan sellest, mis just laekus, et kuna siin nafta ja gaasi hinnad on nii palju tõusnud, et kas Tallinna börsil olevat Infortar võiks sellest nagu võita, ma arvan küll, jah, selles mõttes on, eks me ei oska ju need sisekliimat niimoodi nagu hinnata, aga kuna nendel nagu gaasiäri on ka ju arvestatav osakaaluga on ju, aga see sõltub ka sellest ju, mis hinnaga nad ise seda osta saavad ja kui palju nagu on, et me ei tea seda nii täpselt, aga ütleme siis niimoodi, et kehvasti kindlasti mõju, et Infortarile. Siis Joonas küsib, et mis kanaleid platvorme me ise jälgime, investeerimiseks kasutame, et palju variante edasi, ütleme nüüd Meelisega ära, et me ei saa siin nagu soovitusi anda, on ju, kahjuks on tõesti neid on päris palju, vaadake kõikidesse sisse, vaadake kulu poolt, vaadake maksude poolt, on ju, ütleme maksude poole pärast ka, et mis on oluline, et kui lihtne või keeruline makse deklareerida, näiteks on ju, paljud Eesti platvormid on selles mõttes nagu oluliselt paremad või pangad ka, et sul on
see maksud deklareerimine oli oluliselt lihtsam, on ju, et aga jah, ütleme Swedbanka internetipank, et saad suurem osa lihtsalt, asjad siit ära osta ja hallata ja tegelikult ei ole üldse halb lahendus. Ja siis Raulil on siin palju väga häid küsimusi ja alustame siis sellest, et kus kohast me leiame aktsiaideid, et kas me vaatame suuremat maailmapilti ja siis tuleme nagu järjest nagu väiksemaks, et piirkonda, siis sektorisse ja siis nagu aktsiate juurde ja seda küsib ka, et me oleme siin maininud nagu investing.com-i, et kas see nagu aitab, on ju, ütlen siis kohe ära, et mul on jah, investing.com ka, on ju, et aga nii mugavused telefonis vaadata hindade mõttes, aga ideede otsimiseks ma nüüd seda ei kasuta, aga selleks mul endal, ütleme, kui meil on see rahavoportal näiteks, mis ma siin rääkisin, et ma olen ise nagu aja jooksul üles ehitanud umbes 200 maailma parimast dividendi ettevõttest sellise mudeli, ma vaatan lihtsalt sealt, on ju. Aga Meelis, sul neid ideid tuleb kindlasti rohkem kui minul, ma usun, et sa loed väga huvitavad asju ka, et kus sa leiad need kasvuideid, et võib-olla sa mõne ideega, mõne mõtte, ütleme siis natuke lühidalt räägid sellest. Ja, et eks need ütleme, leiab igalt poolt. Kas sul on mingid sellised saidid, kus nagu, mida sa loed või sul nagu tuleb mingid data peale, et juba algoritmidega seotud, et ta juba tunneb ära, mille järele sa nagu huvi tunned ja ise pakub sulle mingid asju veel? Ütleme, mul on mingist ajast ikkagi sellised jälgimislistid on ju, ja kogu aeg täiendad ja suures pildis on iga päev vaata tulevad uudised mingite aktsiate kohta, mingite tulemuste kohta ja sinna hüppabki ette mingisugused erinevad aktsiad, näiteks suure käppiga avanevad, siis korra vaatad neid nii-öelda aastaaruandeid, millega ettevõtted tegelevad, samal ajal, kui see tundub huvitav, sa võid nii-öelda selle sektori aktsiatest väikse jälgimislisti teha. Väga oluline on ka selline tehniline aspekt, et kui mul see selline setup hakkab meeldima, kuidas see aktsia on liikunud, et siis ma panen jälgimisnimekirja ja siis mul ongi ajapikk on seal väga suur nagu list erinevatest sektoritest tekkinud ja mida siis aeg-ajalt, ütleme, suht tihti läbi klõpsin, on seal mingi tuumaenergia, on seal batarei ettevõtted, mingi kiipide tootjad ja juba sealt seal listist nagu tuleb nii palju ideid ja pigem võib-olla ongi see, et sa peaks nagu otsima turul kõige tugevamat sektorit. Kõige tugevamat sektorit ja sellest sektori seest veel kõige tugevamat firmat. Ja, et sealt nagu leiab neid järgmiseid teemasid, mis ujuvad nagu pinnale ja järgmiseid. Sa minu eest võtsid väga hästi seda kokku, et vaata, minul on dividendiaktsiatega, ma olen seda aja jooksul ehitanud, on ju. Saad samamoodi kasvuaktsiat, lihtsalt mingid asjad lisanduvad ja ühel hetkel sul ongi see nimekiri juba nii pikk, on ju. Ja mul on erinevad skännerid ka Finvitsis, et kus on mingi kindlad parameetrid paika pandud, et mingid tehnilised parameetrid, kui kõik libisajad on nagu ülespoole ja kui ettevõtte revenued on seal teatud protsendist nagu kõrgemad on ja kasumlikud ja ühesõnaga sealt saad skännerid välja ehitada ja kui tundub, et vaatad tehnilisi selliseid setup, et mis tunduvad nagu ilusad, et kui paned nii-öelda selle infovoo kokku, tulemused kokku ja kui selline setup on ka ilus, et siis ongi idee olemas. Läheme edasi, Raul väga hästi kirjutab ka, et viimased aastad turud on ju ilusti rohelises olnud ja kui nüüd tulebki see vaheaasta, mis praegu täiesti võimalik, et turud on vahepeal ka punast värvi, et siis talle meenub alati see meie jutt olnud, et tuleb siis nagu keskmist hinna nagu allapoole tuua, mis aitab siis nagu tuju üleval hoida. Et ta tänab sellest, me täname ka, et kui sellest on nagu abi olnud, aga siis ta küsib, et võtab niimoodi kokku, et kas investeerimises laias laastus siis selline eduvalem on eelkõige märksõnad, kolmas sammas ja indeksfondid. Ma võib-olla alustaks, jah, laias laastust küll, ütleme just kolmas sammas on ka sageli ju indeksfondid on ju, et sa saad nagu tulumaksu tagasi ja indeksfondid on selline hea variant globaalselt nagu ajutamiseks ja odavalt ostmiseks, aga indeksfonde on ka ju erinevad, et võib-olla selle asja juurde tooks võib-olla selle, et mida sa Meelis saad täiendada, et ega siis
kolmandas sambas ka ei pea ju kogu aeg olema 100% aktsiad, on ju, et noh, sa võid ka ju, kui summad lähevad suuremaks, on ju, noh, siis kuumakse on ka tore asi, aga kui summad on juba päris suured, siis nagu need kuumaksed võib-olla väga enam ei aita ja kui turul on väga närvilised ajad, siis saab alati võib-olla natukene ju aktsiate osakaaluga vähendada ja võlakirju suurendada, on ju. Jaa, näiteks täna mina olengi enda kolmanda samba fondidega, ma olen muutnud kõige madalama riski peale. Et ootad natuke paremat momenti ja siis vahetad tagasi. Jah, ma tegin marat seda üle 6 tagasi, et juba siis tundus, et turul on momentum hakkab otsa saama. Noh, täna on juba see koht, kus ma ilmselt lähiajal hakkan tasapisi jälle ümber switchima, et jah, aga noh, üldjuhul tõesti see indeksid ja DCA on, ütleme, kõige praktilisem moodus, et kui sa ei taha nagu hullult aega nagu panna sinna, et sa tahad rahulikult magada ja minimaalset aega nagu panna, siis see on väga hea lahendus. Kui sa võib-olla oled aktiivsem investor ja tegeled ikkagist aktsiatega, et siis noh, loomulikult saab sinna portfelli juurde võtta erinevaid aktsiaid, erinevaid ütleme, sektorfonde, millega nagu panustada ja endal selle investeerimise nagu huvitavamaks teha, et sõltub investorist, sõltub sellest, palju sul on aega ja palju sa ise nagu tahad aega sinna panustada, et 2 küsimust on veel, Raulit, et Meelis kujutame nüüd ette, et meil on mõlemad 20-aastased umbes ja siis tahaks pikaaegset indeksitesse investeerida, et kas SP500, vana hea SP500 on ikkagi nagu parim või on mingi teine nii-öelda raudpolt variant veel, mida võiks nagu kaaluda. Noh, SP500 minu hinnangul ja numbrid seda tõestavad, et ongi kõige parem, et jah, ütleme alustada ideaalne, et S&P 500 ja Nasdaq ka, Nasdaq on selline teravam natuke, aga kui sul nagu hakkad nagu koguma alles, siis summad on nagu väiksemad, aga no ega siis mina ei ole ainuke, Warren Buffett toob ka kogu aeg selle SP 500 välja, on ju. Jah, ütleme, see toode on nagu selles mõttes päris ideaalne nagu, et vaadates nagu, mis globaalselt toimub, on ju, et noh, S&P täna ka on tegelikult on väga minimaalselt kukkunud, on ju, siin mingid sektorid on täiesti sodiks müüdud, et mingid kasvuaksad on üllatavad vähem kukkunud. Jah, et selles suhtes ideaalne toode, et alati seal on sektoris sees mingisugused kaitsvad aktsiad, on ju, sektorid, noh, ilmselt seal on ka nagu naftasektorit, kõik sellised tarbimissektorid, mis hoiavad, et eks ta on siuke kindla peale minek pikaajalist nagu raha koguda, et ütleme, kui sa nagu alustad, oled noor, et siis hea aeg nagu tasapisi panustada ja siis tasapisi sealt kõrvalt nagu õppida ka, et turguda ja siukest tunnetust saada. Ja lõpetan siis, noh, see on otse nagu minule suunatud, et ta küsib, et ta kuulab meie podcast juba pikemat aega ja teab, et Realty Income on Tarmo üks lemmikud, et oleks põnev teada, et kas see on ka minu igakuises ostukorvis. Päris igakuises ei ole, et mul ostan seda nagu yildi pealt, et tänase yildi pealt, kui aktsia on alla $60, siis on see minu jaoks nagu atraktiivne, täna natuke üle on ju. Täna on ostnud mingeid teisi asju, aga nii-öelda pikaajaliselt see on küll jah, üks selline nagu rahavaksja, mida ma siis nagu kogun, aga ma siis kui ta vahepeal nagu kiiresti ülespool läheb, siis ma natuke nagu ootan, on ju. Aga noh, meid peate ka siis ootama tund aega vähem kui nädal aega, on ju, et siis saate jälle uut episoodi kuulata. Teiega olid Tarmo Tanias ja Meelis Maasik ja kõik head ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see emitentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. No tšau. No tšau, pane nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.